Täna alustas õppetööga ka uus Ukraina lastele ja noortele mõeldud Vabaduse kool, kus hakkab õppima ligi 600 õpilast. Pidulik avaaktus toimus meeleoluga kontserdiga Tuvipargis, kus oma tervitussõnad ja head soovid edastas ka Ukraina esileedi Olena Zelenska. У вас будуть уроки і українською, і естонською, тобто рідна і дружня мови йтимуть поряд. Vaid 3 kuuga suudeti kool noorte ja laste jaoks valmis seada ning leiti kõik puuduolevad õpetajad. Meie koolis on 73 töötajat. Nad on kõik säravate silmadega, missioonitundega ja nad kõik tahaksid teha nii, et Ukraina lastel oleks siin hea, nad tunneksid ennast siin turvaliselt. Пока впечатление хорошее, то есть все новое, все очень такое светлое, в красивых тонах, поэтому я думаю, что все будет классно, все люди будто родные, все с Украины. Школа серьезно очень крутая, спасибо вам большое. Школа крутая, потому что реально все новое. Здесь 6 этажей, очень-очень необычно. Еще, как я понял, я еще это не очень осознал. Тут ученически нужно применять. Скорее всего, когда буду в столовую идти. Õppe hakkab toimuma keelekümbluse metoodika järgi. 60% eesti keeles ja 40% ukraina keeles. Pered teevad neid otsuseid ju ise. Et kas nad tahavad õppida päris Eesti koolis, minna õppima Eesti laste keskele või tegelikult tulla õppima Ukraina kooli, kus on võib-olla see turvatunne esialgu nagu tugevam. Kooli eesmärk on toetada Ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda ning võimaldada neil säilitada ja arendada oma emakeeleoskust ja Ukraina kultuuri tundmist. Vabaduse kooli nimel on ka oma tähendus. Vabadus on hetkel see sõna, mis on Ukraina inimestel on hästi oluline ja ma arvan, et kõigile see on hästi oluline. Et me tahame ka tagada seda, et igal noorel, kes Vabaduse koolis õpib, et tal oleks vabadus teha valikuid. Eestis on kokku üle 7000 Ukraina lapse, kellel on koolikohustus, kuid Eesti hariduse infosüsteemis on 18. augusti seisuga registreeritud 4638. Uue õppeaasta arvud alles selguvad. Tõenäoliselt on praegugi võib-olla vanemate klasside õpilasi, kes loodavad olla oma Ukraina kooliga ühenduses ja ei ole ennast veel registreerunud. Aga ma loodan, et nüüd viimastel päevadel, sest päris lõppinfot mul ei ole tänase hommikuse seisuga, päeva jooksul saan selle, et viimastel päevadel on siiski kõik lapsed endale koolikoha leidnud. Vabaduse koolist võiks koolipere sõnul kujuneda ka ukrainlaste kogukonna keskus, mille tegemistes võiksid kaasa lüüa ka lapsevanemad.